Hea korvpallihuviline! Selles videos vaatame, mida uut ja huvitavat on tänavakorvpalli uuel veebilehel ja mis seal teha saab. Alustuseks läheme aadressile tänavakorvpall.ee ja leiame, et aadressirea lõppu on automaatselt tekkinud EE-est. See tähendab seda, et tänavakorvpalli projekt on sel aastal suurem kui Eesti riigipiirid ja Läti, Venemaa ning Leedu pallurid on selle projektiga kas juba ühinenud või ühinemas. Näiteks läheme Läti lehele ja näeme, et aadressirea lõpus on LV-LAT. Tagasi Eesti lehel olles on võimalik valida ka ingliskeelne sektsioon, ehk siis igal riigil on võimalik teha oma veebileht mitmes erinevas keeles. Eestikeelne leht on informatsiooniks siis kõikide Eestis toimuvate turniiride kohta, aga me oleme kogunud siia ka mujal maailmas toimuvate tänavakorvpalliturniiride info. Selleks, et sellest lehest maksimaalne kätte saada, oleks vajalik sellele lehele endale konto teha. Konto tegemine on imelihtne, vajutades nupule registreeri, lisades oma nime, perekonnanime, e-maili, kinnitades selle parooli ja korrates parooli, vajutades nupule registreeri, on teile sellele e-mailile saadetud kinnituskiri, millele vastates on teie konto loodud. Hiljem saate selle sama e-mailiga ja parooliga siit sisse logida. Näitan teile, kuidas süsteem seespoolt välja näeb. Nagu näete, siia on tekkinud minu pilt ja mitmed huvitavad lahtrid pildi alla. Kui te olete ennast registreerinud, siis te ilmute siia mängijate nimekirja. Siin on juba mitmed mängijad ennast kirja pannud, mitmed pildiga ja kui nime alla lisasite ka hüüdnime, siis hüüdnimi ilmub teile siia sulgudesse. Mitmed tänavakorvpallurid on just tuntud oma hüüdnime poolest. Kui olete oma konto teinud, siis kutsuge sõbrad siia portaali, sest teine samm võiks olla võistkonna loomine. Mina olen teinud siia korraldajate võistkonna tänavakorvpall.ee, kuhu olen kutsunud siis Magnuse, Martini ja Anto. Anto ei ole jõudnud veel kutsele vastata ja seega tema ootab kinnitust siin. Kui võistkond on loodud, siis võistkonna kaptenile ilmub selline märk pildi juurde ja võistkond ilmub võistkondade sektsiooni. Võistkonnale saab lisada ka pildi, näiteks võistkond seapea on lisanud siia pildi seapeast. Aga kindlasti arutageme võistkonna kaaslastega enne läbi, kes teist on võistkonna kapten, et te mitu võistkonda kogemata ei teeks. Galeriid on võimalik kõikidel võistlejatel ise lisada ja see ilmub siis galeriide sektsiooni. Näiteks pärast etappi saate siia lisada oma pilte etapist ja teistel kõigil on võimalik neid vaadata ning ka kommenteerida. Huvitav lahter on väljakud. Väljakute all on teil võimalik lisada väljak, kus te tavaliselt mängimas käite. Väljaku lisamine käib samuti väga lihtsalt. Tallinna kohale on pandud üks punkt, mida saab liigutada nii Eestis kui terves maailmas. Liigutan näiteks selle siia Tabasalu peale, lähen lähemale. Sätin selle punkti Tabasalus minule teada oleva Kossuplatsi peale, mis oli siin kooli või see oli staadioni tänaval. Pole seal ammu käinud. Jah, siin staadioni tänava nurgas oli värvitud asfaldiga väga vinge Kossuplats. Lisan siia nime, Tabasalu Kossuplats ja kui mul on ka pilt, saan sellega siit pildi üles laadida. Ja vajutades nupule salvesta, plats ilmubki nii minu kui ka kõikide väljakute alla. Olen selle juba eelnevalt loonud ja nagu näha, täitsa olemas. Väljakute sektsioonist on võimalik siis näha ka kõiki väljakuid, mis Eesti piires asuvad ja loodame, et see
kaart täieneb peagi. Minnes veelgi väljapoole näeme, et ka Lätis on päris palju väljakuid juba lisatud. Üks väljak on Moskvas, Norras, Taanis ja ka vist Austrias. Tänavakorvpalli veebilehelt leiab veel infot selle aasta võistluste reeglite kohta, auhindade kohta, teiste turniiride kohta, nii Eestis kui mujal maailmas, ja tänavakorvpalli ajalugu, mis ulatub juba siis aastasse 1993. Oleme kokku kogunud kogu info, mis me sellest perioodist teame. Kes soovib meid aidata meenutustega või piltidega, siis ootame neid aadressile 313@elamus.ee. Näiteks meie kõige unikaalsem pilt on 95. aastast tänavakorvpalli 95 Jenki purukummi kirjadega. Eesti meistrivõistlustest alates 26. aastast on siis lisatud nii pildi kui videokokkuvõtteid. Näiteks 2009. aastast siit näeme nii osalejaid, lõppseisu, meediakajastust. Aktuaalses kaameras oli väike uudis. Rahvusvahelise tänavakorvpallivõistluse Tallinnas väljakul, mis on... Ja ka sellest aastast panem kirja, mis meedias tänavakorvpalli kohta räägitakse. Üks huvitav lahter on siin kalender, millele vajutades näeme kogu selle suvise kalendri, kõik üritused nii Eestis kui väljaspool. Kalendri leiab ka siit, ehk juba järgmisel kuul on võimalik näha ja planeerida, mis kuupäevadel tänavakorvpall kuskil toimumas on. Eestis 29. mail esimene etapp. Sellele klikates näeme, et Tallinn Mustakivis esimene üritus toimub. Eesti meistrivõistluste sektsioon on see samune esimene siin üleval. Sellele klikates näeme, et uudised, võistkonnad, tulemused ja 2009. aasta meenutused video on siin välja pandud. Võistkondade alla ilmuvad registreeritud võistkonnad siis, kui nad on vajutanud siin registreeri nupule. Nagu näha, et siis mina olen juba sisse loginud, mul on tehtud võistkond. See võistkonda andmed ilmuvad automaatselt siia ja mina pean ainult valima võistlusklassi, tõenäoliselt siis harrastajad või eliit, ja vajutan nupule saada ning avaldus on saadetud. Avaldus siis rahuldatakse sellisel juhul, kui te olete ennast ka või kui olete osavõtumaksu ära tasunud. Osavõtumaksud sel aastal on võimalik tasuda terveks hooajaks, mis on oluliselt soodsam, ning kõik mängijad, kes on hooajaks registreerinud, saavad endale esimesel etapil ka täiesti tuttuue Spaldingu Friday ja tänavakorvpall.ee kirjadega korvpalli, kogu väärtusega siis umbes 1000 krooni. Teine võimalus on tulla kohale etapile, näiteks 24. juulil Otepääle ja hommikul registreeruda. Oleme selle võimaluse jätnud ka sel aastal lahtiseks. Selline oli lühike ülevaade tänavakorvpalli veebilehest. Esilehel olev suur bänner viib meid tänavakorvpalli Facebooki fännklubisse, kus toimuvad mitmed loosimised ja muud infot. Nii et kes ei ole veel Facebookis tänavakorvpalli fänn, sellel tasub hakata. Esimene tänavakorvpalli etapp toimub 29. mail Tallinnas. Kohtume seal.